Tere tulemast siis, et täna on toimumas selline üraskitõrje koolitus ainulaadne ja esimene osa sellest on teooria, et Heino Õunap, kes on see üraski spetsialist Eestis number 1, räägib meil natukene siis üraskitest, seda teooriat. Ma jagan ka natuke materjali, mul on mõned sellised koopiad on olemas, mida teile jagada. Ma võtsin ka teie kõigi need emaili aadressid ja jagan seda üraskitõrje materjali ka emaili peale. Aga peale teooriat, mida me siis räägime siin, me liigume ka metsa alla, me vaatame üle siis need püünispuud, otsime, vaatame, kuidas siis seda üraskit leida, kas nad on puusse sisse läinud ja ka proovime leida siis värskelt asustatud puidüraskite poolt, et neid ei pruugi praegu täna leida, aga vaatame, kas me eelmisel sügisel asustatud puid ka ära tunneme. Ja peale seda siis me teeme sellise praktilise soorituse, et püstitame mõned püünised, feromoonpüünised ja vaatame, kuidas see käib ja Ülle räägib meile ka siis nende püstitamisest ja püünistest lähemalt. Tere! Saadan pildi ka ringi käin. Võib-olla ma siis annakski sõna juba Heinole ja jagaks teid materjalil ka laiali, kellel on huvi. Aitäh! No nii, tere! Tulge lähemale veitsa, kui teilt huvitab tulla lähemale. Räägiksin natuke kõigepealt üraskist, et kes ta on, see kuusekoore ürask. Ilus väike putukas, 4,1–5,5 mm pikkune ja minu jaoks väga kena putukast on mul tükk aega leiba andnud. Selle tõttu, et ma olen teda pidanud uurima. Nii, kuusekoore ürask asustab puid selleks, et sinna haue rajada. Ja asustab ta peamiselt kuuske, nii hariliku kuuske, aga mujal Euroopas ja sinna Aasia poole, seal ka teisi kuuseliike, aga meil siis hariliku kuuske, vahel ka mändi. Ja asustab ta kõige meelsamini värsket tormimurdu, tormiheidet, lumemurdu, mingil põhjusel tugevasti nõrgestatud puid, näiteks juurepesu poolt kahjustatud või on seal mingil muul põhjusel ta viga saanud, näiteks kas või torm ei ole seda puud murdnud, vaid on teda väntsutanud, nii et tal juured on vigastatud ja puu on nõrk ja selliseid puid see kuusekoore üraskis asustab. Enamasti niisugused 50–60 aasta vanuseid vanemaid, aga ka nooremaid, kui tal paremaid võtta ei ole. Ja eelistab, ta on soojalembene, kuivalembene ja eelistatult asustab hõredaid puistusid, metsaservasid, lankide ääri, trasside servasid, kus on soojem. Ja kuusekoore üraski poolt asustatud puud hukkuvad, sinna ei ole mitte midagi teha. Talvitub kuusekoore ürask, ütleme niimoodi, et vanasti täielikult, aga nüüd on mitmeti, aga reeglina pinnases. Kuni 10 cm sügavusel, aga enamasti seal kuskil 5–10 cm vahel. Nii et talvine külm, kui see on ka 25–35 kraadi, siis see ei tee sellele üraskile mitte midagi. Kui veel natukene lund ka on, siis on seal maa on nii soe, et üraskile ei tee külm midagi. Tema külma taluvus on umbes 25 kraadi, nii et kui ta jääb koore alla ja on siin nädal aega 20 kraadi külma, siis see ei tee ka sellele üraskile midagi. Mullast välja tulnud üraskid hakkavad otsima puud, kuhu haue rajada. Puu nad leiavad lõhna järgi, puudelt eritub terpeene, alkohole, mitmesuguseid aineid ja vastavalt sellele, mis seisus see puu on see ainete segu erinev, eks ole. Tervelt puult tulevad ühesugused lõhnad, kui see puu on vigastatud, siis tulevad teistsugused lõhnad ja selle järgi ta leiab sellise kõige sobivama puu üles. Kui ta nüüd selle puu on leidnud, siis isas putukas on see esimene, kes puu peale läheb, hakkab närima sisenemis avapuusse ja samal ajal hakkab eritama feromooni. See on kogunemisferomoon, mis meelitab ligi nii isas putukaid kui emas putukaid ja selle feromooni ülesanne on siis meelitada kokku hästi palju üraskeid, et see puu kindlasti asustada. Ja seetõttu, kui üraskeid on palju,
siis nad on suutelised asustama ka täiesti terve puu, sest feromooni mõjul tuleb neid üraskeid nii palju kokku, et noh, paljud hukkuvad neist, aga ikkagi nad lõpuks selle puu asustavad ära. Niiviisi siis, kui isast putukas on koore alla läinud, siis järgnevad emast putukad 2-3 tükki ja kaevandavad pikki tüve ema käigu. Ja selle käigu serva nad siis munevad. Ja see ema käik võib olla kuni 15 cm pikk, aga enamasti ta nii pikk ei ole ja sõltub see ka sellest, kui tihedasti puu on asustatud. Kui siin on rohkem üraskeid peale läinud, siis ei ole ruumi nii pika käigu jaoks. Kui on vähem üraskeid, siis on rohkem ruumi. Kaua see isane seal on? Ikka kogu selle aja, mis ema nägi. Nii et nad paarituvad korduvalt seal. Iga vastne kaevandab siis oma käigu risti selle ema käiguga ja siis selle käigu lõpus laiendis nukuhällis ta nukkub siis. Ja nüüd siin oligi, et kui kaua see isast putukas on, sama lugu, et kui kaua see emast putukas seal on. Kevadel, siin kuskil aprilli lõpus, mais, no tänavu võib-olla isegi mai lõpus, haude raevanud üraskid lähevad koore alt ära, ütleme nii, hakkavad minema kuskil 2 nädala pärast, 2-3 nädala pärast. 3 nädala pärast on juba, ma mäletan praegu, ütlen teile valesti, võib-olla ka pärast tuleb täpsemalt, 5 nädala pärast on enamus neist sealt koore alt ära läinud. Ja nad lähevad sealt koore alt ära uutele puudele ja rajavad uuele puule sõsaraude. Tähendab samad üraskid teevad uue haude, asustavad uue puu. Ja kui nüüd neil hästi läheb, siis nad lähevad veel järgmise puu peale, võivad veel teise sõsaraude rajada. Aga muidugi kõik ei raja isegi esimest sõsarauet, mõni saab seal koore all hukka, mõni saab hukka siis, kui ta on sealt välja tulnud. See õppepäev? Jah. Ei leidnud kohta kohe üles. Ja nüüd siis selles mai keskel rajatud haudes hakkavad vastsed nukkuma juuni lõpupoole ja noormartikad kooruvad juulis ja siis nad lähevad talvituma alates augustist mulda. Aga nüüd viimasel ajal eriti, kui kevaded on varased, nagu tänavu, eks ole, ja hästi soojad, siis see see aasta ei ole. See aasta ei ole jah, aga mõtlen viimasel ajal on olnud, isegi viimased 2 eelmist aastat ei olnud nad nii väga varased need kevaded. Aga siin mõni aasta tagasi kuusekoore üraski lendlus hakkas 23. aprillil, mitmel aastal ja kõige varasem, mis Tartu juures neil tuli 17. aprill. Noh, need olid küll esimesed, eks ole. Aga nüüd jah, kui kevad on varane, siis noormartikad tulevad varem välja, kooruvad varem nukust ja nad ei lähe talvituma, vaid rajavad haude samal aastal. Muidu varem oli nii, et see juhtus järgmisel aastal, aga nüüd nad võivad teha seda samal aastal. Tihtipeale juhtub see juulis, kõige varem juuli algul, mis ma olen näinud, aga vahel isegi veel augusti alguses. Enamasti ikkagi juulis. Nüüd, aga mitte kõik need martikad, noormartikad, kes koorusid, ütleme siin juunis, ei raja hauet samal aastal. Osa läheb nendest ikka talvituma mulda. Ja nüüd see, kui palju neid rajab samal aastal haude, teise põlvkonna annab ja kui palju läheb mulda, see sõltub üksjagu ilmastikust. Kui ilmastik on soodne, siis neid on rohkem, kes haude samal aastal rajavad, teine põlvkond on arvukam. Kui ilmastik ei ole eriti soodne, siis läheb enamus neist mulda talvituma. Ja nüüd nendest teise haude saatus sõltub nüüd ilmastikust. Ütleme, mais oli ilm ilus, juuli algul ka, üraskid rajasid teise põlvkonna, aga suvi ja sügis algus oli jahe, vihmane ja need koornud vastsed ei jõua, võib-olla jõuavad nukuks areneda, aga mitte noormartikaks või ka kui noormartikaks, need noormartikad on alles noored, ei ole talveks valmis ja need kindlasti talvel kõik hukkuvad. Kui aga sügis on soe, suvi soe, siis see teine põlvkond saab talveks küpseks, läheb ära talvituma pinnasesse või kui jääb ka koore alla, no siis need, kes koore alla jäävad, nende saatus sõltub ilmastikust. Kui on soe talv, noh, nagu olid nüüd viimased 3 talve näiteks, siis elavad väga hästi talve ka koore all üle, aga kui
kui talv on väga külm, siis nad võivad talvel otsa saada. Ja nüüd sellel sajandil on ainult üks aasta, see on 2003. aasta, kui kuuse-kooreüraskil oli üks põlvkond Eestis. Teistel aastatel on kõigil olnud 2 põlvkonda ja enne seda on veel mõned aastad siin 90-ndatest ja 80-ndate lõpust ja siis ka kirjanduse järgi on siin veel mõned 1882, 38, 1938, 39, 1958, nii et varem oli see teine põlvkond üsna niisugune harv nähtus ja vähearvukas. Aga Heino, küsimus see, et kas see mitu põlvkonda on siin ikkagi ilmast sõltuda? Ikka ilmast, jah. Ilmast ikka. Sest ütleme, lõuna pool, miks seal Tšehhis ja Saksamaal ja need üraskikahjustused nii suured on, seal ongi see, et seal on lõuna pool ilm soojem, kuigi Kuusk on mägedes, eks ole, jahedamast kui seal all, eks ole, aga seal on 3 põlvkonda. Kas reeglina nüüd, ma ei oska isegi seda ütelda, 2 põlvkonda reeglina ja tihtipeale 3 põlvkonda. Nüüd, miks see puu hukkub? Kui see isasputukas sinna koorde läheb, närib augu, sellest ei juhtu suurt midagi. Kui puu on tugev, hakkab vaiku välja ajama ja võib selle isasputuka ära uputada sinna. Kui aga siis tulevad juurde emmasputukad, kaevavad piki tüve käigu, see ei tee ka puule veel eriti midagi. Sealt võib ju mingit seeni sisse minna ja natuke ikka kahjustab, aga see ei tapa puud. Aga puu sureb selle tagajärjel, et vastsed kaevavad risti tüve käigu ja nad lõikavad läbi selle laskuva voolu, mis tuleb okastest ja läheb juurtesse ja tüvejasse. Lõikavad selle läbi ja selle tagajärjel juured jäävad nälga või surevad, hukkuvad. Mõnda aega nad veel töötavad, tõusev vool, mis läheb puidust sinna üles okastesse, see veel töötab ja sellepärast puu on juba tegelikult surnud, aga okkad on veel küljes. Ja nii ongi, et need kevadel mais asustatud või aprilli lõpus asustatud puud, nende võra läheb pruuniks alles juunis või isegi juulis, aga need puud, kus on teine põlvkond, see, mis sai alguse juulis, need puud lähevad pruuniks, okkad pruuniks kusagil jaanuaris, veebruaris, märtsis, isegi aprillis. Veel tänavu oli aprilli lõpus, isegi oli näha selliseid puid, kus see teise põlvkonna poolt asustatud puud, võra enamus on pruun, allaosa juba pudeneb, aga ladvas on ikka veel tutt rohelisi okkaid. Nüüd, et neid puid ära tunda, siis kõige lihtsam on eemalt vaadata, kas rähnid on tegutsenud. Tihtipeale on see, et rähnide tegutsemine näitab ära, et puu on täiesti roheline, võra korralik, ei oska midagi öelda, aga rähnid on koore maha toksinud. See on selline viide, et seal midagi peab korrast ära olema ja kui lähemalt vaadata, ongi enamasti kuuse-koore juures koorealus. See on siis laanerähn või? Ei, suurkirjuline laanerähn on nii haruldane, et mina olen vist oma elust 3 või 4 korda see sama. See on sama, jah. Selle laanerähniga oli niisugune lugu, et meil mina olen küll päris palju näinud. Talvel. See ei ole tegelikult õige, enam ma ei tööta enam. Otepäämail on laanerähni ka ikka. On ikka jah, aga oligi niisugune imelik lugu, et meil tekkis seal poleemika 2 aastat tagasi, laanerähn on kõige olulisem kuuse-kooreüraski hävitaja ja me ei olnud sellega nõus hästi, et on nii haruldane lind, eks ole. Ma olen teda nii vähe näinud ja läks mööda vist 2 nädalat, ma olin Agali juures metsas, vahtasin seal üraskeid ja keegi krõbistab selja taga, vaatan laanerähn. Just nagu nimme tehti mulle. Jah, ei, seda kirjanduse järgi on tema jah, kõige põhitoidus on tal kuuse-kooreürask. Aga paraku ta on meil nii haruldane. Mõnel pool mitte haruldane, aga üldiselt ikka väga vähe arvukas. Aga see, kes koore maha toksib, see on enamasti kuuse-kooreürask, suur kirjurähn ja tema ei toksi mitte ainult seda kuuse-kooreüraski poolt asustatud puude koort. Nüüd rähn on suhteliselt suur, eks ole, ja need üraski vastsed ja need on küllaltki väikesed. Võiks arvata, et ta ei saa sealt võib-olla midagi selline suur rähn nagu suur kirjurähn, aga see suur kirjurähn toksib väga edukalt ka hariliku niineüraski poolt asustatud puid ja niineüraskil jäävad talveks koore alla vastsed ja need on sellised võib-olla 2 millimeetri pikkused. Ja see küllaltki suur lind väga edukalt toksib, see koor on kõvasti kinni ja tihti näha, et see
kuusetüvi on, koor on ära pekstud nüüd diagonaalis nagu järjest maha löödud ja sealt otsiti seda niineüraskit. Nii et ta sööb küll seda üraskit väga edukalt. Aga selle juurde tulen pärast võib-olla hiljem tagasi natuke, see siis, kui seal on üraskid koori all, aga kui ürask on ära läinud mulda ja tema siis toksib, siis on teine lugu hoopis. Nüüd need suuremad üraskirüüsted, mis Eestis on aset leidnud, need on ikka juhtunud pärast mingisuguseid suuremaid metsakahjustusi, kas need on siis põlengud, tormikahjustused, põuad, lumekahjustused ja siin on üks tabel ka olemas nende materjalis, siin saate vaadata, millal need on olnud. Ja nüüd, kui õigel ajal seda tormikahjustust ei suudeta ära kõrvaldada, likvideerida, materjali metsast välja vedada, siis järgneb üraskirüüste. Näiteks kirjandusest on teada, et 1923. aastal murdis Eestis torm 90 000 tihumeetrit metsa ja enamasti kuusikuid. Ja sellele järgnes üraskirüüste 800 000 tihumeetrit. See tähendab, et oli üle 8 korra rohkem oli üraskikahjustus suurem kui tormikahjustus. Põhjus oli selles, et see materjal jäi metsa, ei saadud seda õigel ajal välja. Ja seal materjali peal ürask edukalt sigib, arvukus läheb kõrgeks, enam seda maas laamavat materjali ei ole, läheb elusate puude kallale. Aga nüüd selles eelmises ajandi suurtormid, mis olid 1967-69, siis hukkus 6 miljonit tihumeetrit metsa. See on tohutu kogus ja selle metsast välja vedamine õigeks ajaks oli muidugi suur probleem, aga üldiselt saadi hakkama. Üraskite nahka läks 2 miljonit tihumeetrit. See on ikkagi 3 korda vähem kui tormi tõttu. Nii et kui õnnestub seda tormikahjustust või kahju likvideerida, siis saab ka üraskist kergemini lahti. Ja nüüd selle üraskikahjustuste vältimiseks ongi kõige olulisem need kahjustatud, nõrgestatud puud metsast välja raiuda. Et ei tekiks üraskile sellist soodsat pinnast, kus ta saab hästi kergelt sigida. Muidugi see ei tähenda seda, et kui metsas on mõni tormimurru puu maas või mõni puu kiratseb, et siis peab kindlasti traktoriga järgi minema sinna müdistama. See mõni puu metsas ei tähenda midagi, see on normaalne, kui seal mõni hukkub ja mõne peal ka üraskid on, ei juhtu midagi, aga kui on niisugune suurem kahjustus, siis tuleb see kindlasti kiiresti likvideerida. Nüüd üraskite, kui see kahjustus on tekkinud, siis on mitmeid meetodid, kuidas tast lahti saada. Aga need ei meeldi kellelegi eriti. Ja mitmeid puudusid, miks neid siis ei taheta rakendada või suhtutakse pealiskaudselt või tehakse valel ajal ja selle tulemuseks ongi need kestvad pikaajalised üraskirüüsted. Ja nii aastakümneid tagasi üks põhiline meetod oli värskelt asustatud puude koorimine. See tähendab need puud, kus üraskid olid peale läinud, vastsed koore all, need pandi vastavalt üle tugedele või alustele, kraavi kohale, koor kooriti ära ja maeti vähemalt poole meetri sügavuse maa alla. Vahel ka koor põletati. Aga kes seda nüüd tänapäeval teeb, eks see on nii tohutu töö, mis see maksab. Siis on soovitatud vedada, nõukogude ajal oli see võib-olla isegi võimalik, ma küll ei tea, kui palju seda kasutati, aga vedada üraskite poolt asustatud materjal, kui seda ei saanud õigel ajal, ei saa metsast välja või kusagile muuta ka teha ei oska, siis vedada 2 kilomeetri kaugusele vähemalt okasmetsast või vähemalt kuusikust. Siis üraskid, kui nad sealt koore alt välja tulevad, hajuvad nii laiali, et nad ei ole võimelised enam elusaid puid asustama, neid jääb selleks liiga väheks. Aga kust me võtame praegu üks ala, mis 2 kilomeetrit kaugemal on, kelle metsa me viime ta, eks ole, kelle maa peale. See ei ole ka eriti ja siis on kasutatud muidugi insektitsiide, näiteks klorofossi, millega pritsiti üraskite poolt asustatud puud üle, pritsiti üle diiselkütusega. Üraski tapab ära küll, aga mis see maksab nüüd kõik ja metsa ei tohi seda viia üldse, eks ole. Ja nüüd sellepärast peetakse kõige otstarbekamaks, et üraskite poolt värskelt asustatud puud, kus koore all on üraski vastsed, võib-olla munad veel ka, need maha raiuda, metsast välja vedada ja kohe saekaatrisse ja ära saagida. Selle käigus need munad, vastsed, ka nupud veel, kui seal juba tulevad esimesed, need
hukkuvad. Kui nüüd hiljemaks jääda, seal on juba noormartikad all või on ka nukud all ja see väljavedamine natukene viibib, ei saa nii kiiresti tehtud, selleks ajaks, kui saegadressi jõuab, on noormartikad all, need on palju tugevamad, elavad võib-olla selle saagimise üle, osa muidugi hukkub, ja selle tulemusel tekib kahjustus hoopis seal saeveskis, sealne materjal saab kahjustada või ümbruskonna metsad on ohus selle tagajärjel. Kas siis on mingi periood, ma saan aru, et on hästi lühikene periood, kui peaks käima ja kontrollima? Jah, seda peab vaatama, seda ei saa öelda, ühel aastal on see võib-olla mai keskpaik, teisel aastal on juuni keskpaik, seda oleneb, kuidas see areng läheb. Korra küsin, kas me räägime püünispuude? Ei, praegu ma rääkisin need, mis üraski loodud ja püünispuudest räägin natuke edasi. Ka veel. Lihtsalt puud, kus ürask on sisse läinud. Ja millised need värskelt asustatud puud on, eks ole, neid me siis näeme nüüd täna, ma loodan. Seal on lamavatel puudel on tüve peal näha üraski sisenemisabade kohal pruunikad, oranžikad, näripuru puhjad. See on see puru, mille ürask kaevandab sealt käigust välja. Koore all on vanamartikad, munad, vastsed, aga kui seal on juba nukud, noormartikad, siis ei ole enam värskelt asustatud puu, siis see on lihtsalt üks üraski puu. Ja kui seal on juba need nukud, noormartikad all, siis reeglina on tõrjega hiljaks jäädud. Küsin, millal on sügisest püünispuude või siis ka nende kahjustatud puude õige välja Kohe jõuame sinna ka. Mul on üks küsimus, et ühesõnaga, kui see palk nüüd kaadrisse ei jõua, aga ta saab ilusti ära kooritud, kas ta võib seisma jääda? Ikka võib. Aga muidugi mõistlik on see koor ära hävitada, või need üraskid hukkuvad. Kas põletada või maa sisse? Põletada ei tohi. Seda küll, Seadus ei luba praegu. Jah, aga... Jah, põletada või maha mõtta, jah. Kõige lihtsam. Sest eraomanik võib ju tuua selle oma õuve ja siis seal põletab koort. No see ka, aga kui ta on kui on 1-2 puud, siis küll, aga kui on seal võib-olla 4-50 puud, kas seda jõuad koorida ja kui jõuadki, kus sa selle koore vead, eks. Või no kodus saab põletada, kui metsas ei saa. Põhimõtteliselt võib küll, muidugi, jah. Ikka, loomulikult. Vahele, et me praegu räägime selleks, et probleemi nagu tagajärjega tegeleda, aga ennetamistöö oleks ju see, et me ei tee neid harvendusraieid. Kohe jõuame sinna ka. Jah, ennetame püünispuudele. Jah. Nii, sellest ma siin ütlesin, et see tuleb õigel ajal välja vedada, selle ajal, kui seal koore all on vastsed või noormardikaid nukke veel ei ole, see oleks see kõige õigem aeg. Ja siin on veel see asi, ma rääkisin sellest sõsaraudest, eks ole, mida see ürask teeb, muneb ühele puule ära ja siis lendab teise peale. Nüüd, kui teha see värskelt asustatud puud vedada välja varakult, seal 2-3 nädala jooksul, siis me väldime ka selle sõsaraude tekkimist. 5 nädala pärast on sealt juba 80% nendest vanamartikatest ära läinud uuele puule. Kui me viime ära selle 2 nädala pärast, siis on sealt enamus seal neid vanamartikaid ka koore all, me saame nendest ka lahti. Nii et see on ka veel niisugune asi, mis vajab tähelepanu. Ja nüüd see, kui on nüüd tegemist teise põlvkonnaga, siis peab vaatama, mis seal koore all on. No seda tõiet võib teha, kui ta sinna juulis läheb, võib teha augustis, septembris, olenevalt ilmastikust, kuidas see sügise algus on olnud, võib-olla veel detsembris, võib-olla jaanuaris, kevadeni välja, ei ole vahet, kui see ürask seal koore all on, siis ükskõik millal see sealt välja veata. Aga kui ta on läinud pinnasesse, siis selle üraskipuude raiega enam üraski arvukust ei vähenda. Nüüd räägime, mis asjad nüüd püünispuud on. Püünispuud on puud, mis langetatakse tüvekahjuritele asustamiseks tõrje eesmärgil. Ja nüüd kuuse kooreüraskile langetatakse püünispuid kahjustuskoldes, kus eelmine aasta oli kahjustus või ütleme, oli kevadine kahjustus, siis teise põlvkonna asustamiseks. Seal kahjustuskoldes nende kahjustatud puude läheduses, sest ega see ürask väga kaugele ei lenda, ta enamasti jääb ikka sinna lähikonda. Ja nendeks püünispuudeks siis valitakse selliseid alla jäänud kehvemas seisus nirumaid puid, mitte kõige paremaid palgipuid muidugi. Ja need siis langetatakse reeglina gruppidena
et neid oleks võimalik lihtsam välja vedada. Ja nad tuleb langetada sellisesse kohta, kus nad siis veel samal aastal, eks ole, samal kevadel välja vedada saab. Langetatakse neid märtsis, aprilli alguses, võib ka veel veebruaris, aga selleks sobivad ka talvised lumemurru ja tormiheitepuud. Samuti on võimalik neid kasutada püünispuudena. Nüüd, mida peab aga ütlema, on see, et mina seda tehnikat nii hästi ei tunne, millised need rullid sellel langetusmasinal on. 2 aastat tagasi oli niisugune lugu, et RMK jättis püünispuud Karula rahvuspargis seal, see oli rahvuspargis küll, aga mitte sihtkaitsevööndis, vaid seal kõrval oli üks raiesmik, jättis sinna need püünispuud maha, aga ürask asustas nad väikeste selliste virnadena või gruppidena, seal võib-olla 10 palki või mõni vähem või mõni rohkem. Ja ürask asustas ainult alumised ära. Sellepärast, et see harvesteri, need rullid lõhuvad koore ära ja see puu kuivab nii kiiresti ära, et kui ta on langetatud sellel ajal, nagu on varemas kirjanduses soovitatud, eks ole, seal veebruari lõpus, märtsis, siis selleks ajaks, kui ürask lendab, on ta nii palju kuivanud, et ta ei ole üraskile sobilik enam ja ürask ei lähe sinna sisse. Läks ainult alumistesse puudesse, mis olid varjus ja niiskemad. Me pöördusime RMK poole, siis RMK väitis, Eino Õunap ütles, et täitsa okei on nagu need rullid, aga praegu mul on täiesti vastuoluline. Asi on selles, et mul küll räägiti, aga ma päris täpselt jaga, et need rullikuid on ka mitmesuguseid. Üks on, mis hakib selle üsna peeneks selle koore, aga teine, mis natukene ainult muljub ja mõne üksiku täkke teeb sisse. See ei tee eriti selle puule midagi, aga muidugi, mis oli seal nende harvesteriga langetatud püünispuude puhul näha, oli see, et minu jaoks oli nagu huvitav, üraskid läksid sealt sisse, just kust see rull oli selle koore katki vajutanud. No mina mõtlesin, seda ei tohiks nagu olla, seda oma kogemuste põhjal. Vanasti meil oli Norrast saadud ühed püünised, sellised pikad torud, mille olid augud sees, all oli lehter veel ja seal sisse pandi feromoon ja üraskid tulid ja pidid sealt august sisse minema ja kukkuma sinna püünisesse. Kes sinna august ei läinud, libises mõni sealt väljapoolt, kukkus ka sinna lehtrisse. Sinna tulid peamiselt emased, sellepärast isane ei lähe auku, eks ole. Tema peab ju puu peale minema augu närima sinna, et emane tuleks, eks ole. Ja kui me seal Karulas vaatasime seda ja ma kohe ei taibanud ja sõitsin järgmine päev tagasi, et ma vaatan, et kas seal on ainult emased. Ei, kõik oli normis, 1 isane, 2 emast ja umbes niiviisi. Isane ka, siis minu kolleeg Eda Teetlev ütles, et ega loom loll ei ole, eks ole, aga augu närima, kui auk ees on, eks ole. Aga kuidas teha vahet, emane või isane? Kui käigus on, siis on lihtne teha. Emane on käigus, isane on tagapool. Emane on see, kes käiku pikemaks närib. Isa on tagapool, aga kui niimoodi ette võtate, siis põhimõtteliselt nagu peaks olema võimalik, kirjanduse järgi ka on, et seal järsakud on need kidad, eks ole, isa see 3. kida on suurema nupuga, aga kui me neid feromooni katsetasime, siis me sellega hakkama ei saanud, me kõik lahkasime need ära, mida vaja oli, mitte kõik, keda püüdsime, aga võtsime mingi partii ja siis lahkasime ära, siis sai teada, kas on isane või emane. Veel meil on RMK-ga arutelu selles osas, et tõid nagu püünismaterjali virnadesse tee äärde ja ütlevad, et see toimib ülihästi. Mina ei osanud nagu seisukohta võtta, et kas siis virnastatud materjal tee ääres toimib edukalt. Minu nägemus oli see, et kuna ta on kõrge, siis päike kuivatab pealt ära. Et seda ta nagu ei asuta. Selles ei ole vahet, kas ta nüüd kõrge või madal, kui päike peale paistab, siis tulemus on sama, eks ole. Aga kuidas ta nagu seal virnas... Võt seda ma ei oska öelda, kui see virn on, eks ole, 3 meetri kõrgune, aga kui seal on mingi siukene meetrised ja poole... Võt ma ei ole neid lahti arvutanud, kui sügavale ta läheb. Kui on ikka väga suured virnad, siis sisemisi ei asusta, aga pealmised kindlasti võtab ära. Mul on ka selline kogemus, et ta võtab need pealmised. Jah, just, ega ta väga sisse ei roni, võib-olla mitte kõige pealmised, sest ta ju ikkagi lendab.
aga ta ronib ka seal tüve peal päris jah, aga hoolega. teine nagu üks, nagu ütleb, öeldakse, et kui neid nagu käsitsi lasta, siis oleks hea, kui see ots panna nagu kännu peale, et siis on see püünispuul suurem pind, see ei pea neid puid nii palju sinna laduma ja muidugi on see, seda räägib nagu paljud. Seda on ka vanemas kirjandusi, kus ikka püünispuudest räägitakse, ikka soovitatakse jah, et laasida ja ots tõsta kännu peale. Aga noh, kui ta jääb ka sinna mingi kaika peale või kuskil mingi kõrgema nuki peale kusagilt. Jah, või alumise oksi ei laasi näiteks. Tüvi maast lahti on, et siis need üraskid saavad paremini sinna ligi alla. Aga noh, ma kujutan ette, et kui ta päris sinna maa sisse ei kuku poolest saati, siis nad, võib-olla see kõige alumine osa seal jääb midagi asustamata, aga ta läheb ikka sinna. No me jätsime alumisse toksad laasimata, siis ta seisabki. Aga nüüd sellest püünispuudest, et sellest on nii palju räägitud, et just alumise külje pealt nagu üks kooreriba ära tõmmata. Kas see toimib ja mis juhul see toimib ja mis juhul see hoopis halb on? Ei tea. Siin on see, et on soovitatud laasida, eks ole. Me oleme mõelnud nii, kui see puu langetada, ütleme siin veebruaris, siis on ta mõistlik laasida ilmselt. Aga kui ta langetada aprillis algul näiteks, siis võib-olla mitte laasida. Ma ei tea, kas see mõttekäik on õige, eks ole, siis on oksad küljes. Ta aurab kiiremini, see puu nagu nõrgeneb kiiremini, saab üraskile kiiremini küpseks, eks ole. Võib-olla ta on natuke hiljaks jäädud püünispuu langetamiseks. Võib-olla see sama asi on ka sellega, kui see riba sealt ära võtta, et ta kuivab kiiremini siis. Aga kui see puu on võib-olla seal detsembris kukkunud mingi tormimurru puu, sealt see riba ka veel ära võtta, siis see võib-olla on juba kevadeks, ei ole kõige parem. Aga ma ei ole selle kohta midagi kuulnud. Nii, nüüd nendele tegelikult on ju veebruar siiski vale aeg ja märts, et ikkagi aprillis ikkagi püünispuud langetada. Ei, märts, aprill. Jah, märts ka, aga veebruar vist. Võib küll ei ole. Muidu ma olen lugenud, et liiga vara ei ole hea, et ta ei tööta nii hästi. Aga see on jälle, oskad sa öelda, millal see on hea või vara või ei ole. See oleneb ka sellest aastast, millal ürask tuleb. Näiteks eelmisel kevadel olid mul vaadatud välja talvised murtud tüved ja lootsin, et ma saan sinna üraskid peale. Panin feromonid ka peale. Aga lendus jäi nii palju hiljaks, et isegi feromoni mööda ei tulnud sinna peale. See oli juba liiga vanaks läinud. Ma ei tea muidugi, millal ta selle murdis, kas detsembris või novembris või pigem mitte jaanuaris enam. Nii, nüüd sellele Aga ma korraks selleks veel, et nüüd selle sama püünispuudega, et see oli väga õige märkus, et on suur vahe, kas arvesteri lõigatud puu või siis mootorsaega lõigatud puu, et ühel juhul on koor 2 või 3 külje pealt ju puru ja kuivamine toimub väga kiiresti. Teisel juhul see kuiv on aeglane, et kas siis nagu see arvesteri lõikus peaks suisa mai alguses olema vahetult enne seda üraski lendlusaega või? Ta vast nii hull ei ole, et nii hiljaks peab jätma. Võtta ma nüüd ei mäleta ka millal, kas ma üldse teangi, millal need puud seal langetati, mis seal Karulas olid, mis meil ei olnud midagi, RMK-l olid. Aga nad olid ikka, ma kujutan ette, kuskil märtsis või veebruaris langetati. Aga ei maisse ma ei julgeks jätta võtta, sellepärast, et vahel ta lendab aprilli keskel peaaegu juba. Kõige varasem lendus Tartus on 17. aprill. Aga see on üksikisendi lendlus? Ei, 17 algas pihta, see oli jah üksikud, aga 18-19 oli juba täiesti. Ja 23 aprill algus, 24-5 massiline lend juba, neid on olnud vist kas 2 või 3 aastal ja siis seal veel 27. 8. Aga nüüd viimasel ajal eriti on see lendus jäänud hilisemaks. Ma aprillis pole nagu näinud, või tuleb seal mõni üksik ja siis läheb mitu nädalat enne, kui tuleb. Mitu päeva see kestus võib olla? See oleneb nüüd ilmast. Kui on nii, et algab pihta ja siis läheb jahedaks, nagu praegu, eks ole, suur osa on praegu lendamata, kuigi suur osa on puudes juba. Osad on praegu siin. Jah, võib-olla küll. Ja see sõltub ju ka sellest, kus see ürask talvitub. Kui ta talvitub kusagil päikesepaistelise koha peal koore all, seal läheb kähku soojaks, seal ta tuleb varsti välja. Kui ta on varjulisemas kohas, seal võib-olla võtab kauem aega. Kui ta on pinnases, see soojeneb hiljem ja kui see pinnas on veel kuskil varjus väga ja võib-olla seal veel pikemat aega lund on peal olnud, siis sealt tuleb veel hiljem välja, sellepärast see lendus venibki, eks ole.
Nii, 10 nüüd siis- kraadi vist on pinnasest. Pinnasest öeldakse jah, et üks 10 kraadi peaks olema, siis ta tuleb välja. 8, 9, 10 ongi niimoodi. Jah. õige aeg. Nüüd puudele on soovitav panna feromoon dispenserit. Sellega, mitte igale puule, aga kui siin on tehtud mingi 10-puuline või vähem ka puude grupp, sinna panna üks feromoon dispenser peale, see on väga hea ja see on 2 põhjusel. Esiteks, see nagu üsna kindel võib olla, et sinna tulevad üraskid peale. Ja teine, sinna tuleb rohkem üraskeid kui looduslikult. Omal ajal Metsainstituudis tegime neid katseid, sinna tuli, minu meelest oli 2,9 kuni 5 korda või midagi, 1,9 kuni 5 korda või midagi niisugust tuli üraskeid rohkem püünispuule, kui oli feromooni peale pandud. Ainult, et siin on nüüd see häda, et siis tuleb seal see asustustihedus on maru tihe ja sõsaraudade rajamiseks lähevad nad juba seal 2 nädala pärast pooled läinud juba sealt alt. Siis tuleb jälle selle väljavedamisega maru kiirustada ja nii et ühesõnaga igat kandist on mingisugune konks on küljes. Peab hoolas olema. No, jah. Aga kas mingit võrdluskatset on tehtud, et on kõrvuti see püünispuu ja paned kõrvale ka feromoon püünise? Et kuidas püük on võrreldavad? Kui seal püünis on hästi lähedal, ma arvan, siis ta asustab selle hästi ära, see püünispuu. Sest ega see ürask, kui ta lendab ringi, leiab selle puu lõhn on üleval, eks ole. Kas see lõhn tuleb natuke siitpoolt või sealtpoolt, ta leiab selle puu, ta läheb puu peale. Aga ta ei lähe püünisesse siis? No, ei, ma mõtlen, et kas on seda uuritud? Nad kogunevad, ütleme. Võib-olla on meil küll mitte, aga ma ei oska öelda, et selliseid tulemusi küll ei tea. Et nüüd püünispuu juures oleks võrreldud. Võib-olla on kusagil küll, aga ma ei tea. Efektiivsus, kas püünispuu või siis feromoon püünis? No vot, see oleneb nüüd mitmest asjast jällegi. Kui üraskit on palju, siis sinna püünispuu peale, kui panna feromoonist läheb ka hästi palju, aga niisugune normaalne ilma feromoonita püünispuu, sinna väga palju neid ei lähe. No kui läheb 4 tükki, võib-olla 4 sisenemisava ruutdetsimeetri peal rohkem ei tule, enamasti on ikka vähem, eks ole. Aga kui püünis panna ja feromoon üraskid on palju, selle püünisega võib 4-5 tuhat üraskit püüda, eks ole. No rohkem jah, eelmine aasta ma püüdsin selle meie lehterpüünisega, sain 3 püünisega 28 000, eks ole. Aga vahe oli ka, üks püüdis üle 12 000, üks püüdis natuke peale 7 000. Kuigi nad olid niimoodi umbes 30-meetrise vahega. Nii et, jah. Nüüd ma räägiksin veel ühest asjast natukene. Ma korra selle küsin. Ma ka siin olen väga palju sellesse süvenenud, kuna ma olen erametsakonsulent ja nüüd nagu 2 aastat juba saavad toetusi. Ja mõnes kohas ma olen lugenud, kui öeldakse, on selline sõnakasutus, et tuleb pünnispuu külge feromoon püünis panna. Ja kui ma niimoodi sõnakasutust loen, siis mulle tundub, sa ei pane ju pikali maa külge, et tegelikult on ju püsti ka pünnispuu. Võib ikka olla. Kui panna feromoon peale sa valid lihtsalt kehvema puu, selge, et ühesõnaga pünnispuu võib olla püsti ja pikali. Seda me, kui siin Eestis neid feromoone uuriti 75. aastast peale eelmisel sajandil, siis me kasutasime õige palju neid püstisid püünispuid. Vaatasime niisugused kehvemad välja, metskonnaga oli ära räägitud, eks ole, seal läheb lähemal ajal raiesse, võib seal katseid teha, sest püüniseid oli meil ka hulgi üleval, aga neid variante me pidime kontrollima, erinevaid segusid, erinevaid vahekordi, erinevaid kandjaid, erinevaid pakkematerjale. Neid oli nii palju, et me siis panime neid nii püünistesse kui püünispuude peal ja neid püünispuid oli meil ka aastas võib-olla üle 100, eks ole, ja siis oligi lihtsalt nende püünispuude külge sai panna. Ja üks variant oli, et kui on puu pikali, et isegi kui see püünise nagu feromooni pakike panna varjulisse külge, et sellist varianti ka soovitati, kui kasti ei ole. Ikka. Ongi, kui püünispuule ei panegi kasti, eks ole, sinna panedki selle venna juurde selle dispenseri ainult sinna kuskile, nii et päike peale ei paista. Päikse käes haurab liiga kähku ära, aga lihtsalt see pakike kuskile sinna palkide vahele. Ja nii kui ütleme, jääb tüvimetsa, siis on soovitud panna kusagile esimese kolmandiku peale umbes. Kui ta seal see palgivirn on, siis ei ole see nii oluline. Nüüd ma räägiksin veel ühtedest elukatest, kes seal
keda peaks nagu vaatama üraskite puhul. Nüüd, kui kuusekoore ürask... Seda saaks ka puudutada, neid looduslikke vaenlasi. Seda me just hakkame. Ma mõtlesin järgmine üraske liik tuleb. Ei, teistest ma ei räägi üldse. Kuusekoore ürask on läinud talvituma pinnasesse, eks ole, siis talvine üraskipuude raie ju üraski arvukust ei vähenda. Ürask on maas, aga see on hoopiski kahjulik, sellepärast et kuusekoore üraski käikudes on Eestis leitud üle 60 liigi röövputukaid ja parasitoide. Need on siis need putukad, kes üraskist toituvad. Enamus nendest on muidugi vähearvukad, nendest ei ole suurt abi, hulga peale kokku ikka, aga üks 10 liiki on, kelle osatähtsus on ikkagi väga suur. Ja kõige olulisem on üks kärbes, kärbse perekond on Medeetera, üraski kärbseks on ta eesti keeli ristitud. Ja erinevatel üraskiliikidel, erinevatel puuliikidel on erinevad üraskid või need kärbsed, aga kuusekoore üraskil on üks Medeetera signaticornis ja selle vastne kirjanduse andmetel hävitab 18-20 üraski vastset. Ta ei söö neid muidugi täielikult ära, ta kuigi palju sealt natuke sööb ja siis ta läheb järgmise kallale ja niiviisi ta seda üraskite arvukust vähendab. Ja see on ilus jutt kõik, eks ole, et kui meie vaenlane on meie sõber, eks ole, aga kuidas see tegelikult on, ma tegin kunagi ühed niisugused katsed siin mõne aasta jooksul, selle materjali, mis siin laiali sai jagada, seal on ka see tabel olemas. Võtsin 2 tüve, teisel, mingid jupid, eks ole, teisel või panin sinna niisuguse raamistiku ümber, tõmbasin marli ümber paar päeva pärast üraski lendlust, et sinna enam teised putukad ligi ei pääseks. Üraskid olid ära lennanud, teine tüvi jäi kontrolliks. Ja siis vaatasin, mis seal juhtub. Ja juhtus seda, et seal, kus tüvi oli isoleeritud, need looduslikud vaenlased ligi ei pääsenud. Mõni üksik sinna muidugi sai, võib-olla mõni oli juba enne olemas. Mõni liik tuleb õige varakult juba samal ajal, kui isane hakkab või sisenemisava on valmis närinud, juba ta ukeldab siis ringi. Seal oli ruutdetsimeetri kohta 35 üraski noormardikat. Aga see, mis oli looduslikes tingimustes, kus need vaenlased ligi pääsesid, seal oli 7. Nii et see vahe oli õige suur. Ja seal siis see isoleerimata tüve looduslikes tingimustes oli üraski hukkumise protsent oli 95,7 munadest. Arenes enamus hukkuseks, kui vaadata, kui see noormardikaid tuli. Ja isoleeritud tüvel oli 74,8. Suur osa ikkagi hukkus neist, ka seal, kus neid vaenlasi ei olnud. Aga seal on see häda, eks ole, et seal nende asustustihedus on nii suur, et suur osa neist jääb nälga lihtsalt ja hukkusid selle tõttu. Ja kui nüüd ürask on läinud palju talvituma pinnasesse, siis nende arvukust või puude raie nende arvukust ei vähenda ja need puud, mida nüüd ei saanud sellel ajal välja vedada, kui on see üraski poolt värskelt asustatud puu, eks ole, jäi millegi pärast metsa. Need jäid metsa, siis on ta mõistlik järgmisel aastal vedada välja. Kui siin on pandud püünispuid, siis koos püünispuudega või nende värskelt asustatud puudega, kuhu üraskid on peale läinud, sest siis nendel eelmise aastal asustatud puudelt on need looduslikud vaenlased juba lahkunud. Aga enamus nendest ei ole veel uutele puudele läinud. Mul on siin üks joonis kah, kui see materjali on teil siin vaadata. See, mis te laiali jagasite või? Jah, seesama, jah. Seal on taga üks joonis, see on ka mustvalge, seal on raske aru saada. Või on värviline teil? Ei ole. Siis on raske aru saada. See esimene rida on, eks ole, kuusekoore ürask, eks ole. Kohe algul on teda kõige rohkem peal, 100%, eks ole. Siis hakkab tema arvukus kähku langema. Siin on need vanamardikad, eks ole. Ja siin ongi, et 3 nädala pärast on neid järgi seal kuskil 35%, umbes 30-40%. Enamus on juba ära läinud, eks ole. Ja siis on need väikesed mardikad, lühitiiblased ja mõned teised, kes sinna tulevad, juba üsna algul hakkavad tulema. Neid on algul seal palju peal ja kuskil 4 nädala pärast hakkab nende arvukus vähenema juba. Aga kõik need kasulikumad elukad, need üraskikärbsed ja parasitoidid, kiletiivalised, need tulevad sinna puude peal, hakkavad tulema alles kuskil 2,5, 3, 4 nädalat pärast puu asustamist. Nii et need ei ole veel sinna puu peale jõudnud.
noh, võib-olla ta on seal peal juba munenud, on siin katsest ja välja ei tulnud. Ja kui ei ole jah võimalik välja vedada õigel ajal, siis tuleks seda teha järgmisel aastal ja üleüldse nii, et kui ei ole tegemist mingi suure kahjustuskoldega, siis on parem neid puid üldse mitte torkida, kui teha seda valel ajal. Või saad õigel ajal teha, see on kõige parem ja kui ei saa teha, siis parem ära üldse torgi. Ja kui on väike kahjustuskolle, siis on nii, et ma olen näinud niisugust asja küll, noh näiteks pärast seda 69. aasta tormi eelmisel sajandil oli seal Taagepera metskonnas Läti piiri ääres oli sellist alasid, kuhu teed juurde praktiliselt ei läinud. Torm oli murdnud, seal ei olnud suuri tormimurde selliseid, aga oli seal 10 puud ja võib-olla mõnes kohas natuke rohkem, mõnes kohas vähem. Ka mingi 5, 6, 7 puud oli asustatud, kasvavaid puid järgmisel, ülejärgmisel aastal ja siis oli lõpp, rohkem ei olnud. Kui sa teda ei torgi, see väike kolle raugeb ise, aga kui on suure kahjustusega tegemist, nagu siin nende tormide järgi ja põudade järgi oli, siis ta ise ei rauge mingil juhul kohe. Kas võib siis... Kas on mingi kriitiline piir ka siis, mitu kollet hektari kohta või mitu kollet 100 hektari kohta või? Ei midagi, see on nii individuaalne, mis seisus on mets, eks ole. Kui tugevad need puud on, kas nad on kahjustatud, nõrgestatud, kui palju üraskit on, kui palju on seal neid looduslikke vaenlasi, võib-olla rähmi ja muid elukaid, sest lisaks nendele putukatele, need siin üle 60 liigi, seal on terve hulk on lestasid, ümarusse, kes kõik neid üraskid pugivad. Nii et see... Ja need kasulikud putukad talvituvad siis iga aasta nagu selle kuivanud kuuse koore all? Seal, kus nad arenesid. Seal, kus nad arenesid ja enamus liike, mitte kõik päris. Noh, ürask on maa sees, jah. Valdavalt, jah. Et kui me kuivanud kuused nagu talvel välja viime, siis me viime kasulikud putukad ka. Et see on nagu üks strateegiline viga, mida praegu üraski juhtimisega tehakse. Aga siin on muidugi, mis siin, millega siin jama tuleb, on see, et ega selle üraski tõrjega ja linnukaitsega need ei saa kuidagi omavahel läbi. Siin on nii, et kui hakata nüüd praegu siin 2 nädala pärast neid puid langetama ja välja vedama, siis on jama, eks ole. See ei tohi teha. Tegelikult ei ole. Selle loo annab Keskkonnaamet ja ta teeb ekspertiisi ja ekspertiisis on nagu Keskkonnaamet on kohustatud rääkima ära need abinõud, mis teha ja kuidas teha ja siis ta selle ekspertiisi kannabki loa, pluss kinnitab metsateatise. Et tegelikult see ei ole nii keeruline. Siin on ekspertiis tehtud. Ei, ma mõtlen see ekspertiis, Keskkonnaameti ekspertiis on siin peal. Ma praegu mõtlen seda, et lindude pesitsusaeg neid puid ära viia. Me praegu rääksime sellest. Eramet saab seda teha, kui keegi... Aga teil seda hakkaks teistel ka ekspertiisiga. Siin on jah, see on, ma ei oska täpselt öelda, aga see asi on keerulisem. Metsapatoloogid on seda nagu rääkinud ja minu praktika on selline. Jah, nii ta võiks ju olla vähemalt. Ma küsiks seda, et te mainisite, et püünispuu võib ka olla püstiline. Kas on ka vahet, et kui nüüd panna feromon langetatud puu peale, kasutada seda püünispuuna või püstise puu peale või on sama tulemus? See vahe on, et kui panna püstise puu peale, vaatad, et see puu on igavene niru, eks ole, seda võiks panna küll, et suurt asja ei ole, aga tegelikult on ikka üks korralik puu ja ürask ei lähedal siis, et paned seal feromoni küll, aga ta hukkub seal see ürask ära, esimesed hukkuvad, teised ei tulegi enam ja ei tööta. See võimalus on olemas, aga reeglina üldiselt kui ikka niisugused kehvemad valida, siis ta ikka asustab ära. Aga ma ei oska öelda, kas ei ole mul andmeid, kui võrrelda nüüd lamavat püünispuud ja seisvat püünispuud, kas seal on mingit vahet, seda ma ei oska küll öelda. See seisev püünispuu on mõeldud siis ikkagi murdunud puu? Ei, päris täitsa kasvav puu. Siin omal ajal Saadi Mihkelson, kes oli metsakaitseosakonna juhataja Metsainstituudis, ta sai isegi autorisunnistuse selle üraskile mitte sobivatele puudele meelitamise eest. Ta meelitas selle feromoniga männi peale ja olid ka katsed kase, haava, musta leppa, tammega. Väga ilusti läheb ürask peale, kuusekoorürask. Männiga on nii, et kui see mänd on korralik tugev mänd,
ürask upub sinna vaigu sisse ära, midagi, männiga ei juhtu midagi. Aga kui ta on niisugune, midagi tal viga on ikka kiratsev niisugune või niru on, siis ürask asustab ta ära. Kuuse-kooreürask läheb männi peale ka. Aga tammed ja need lehtpuud teised ka, vahel vaatasid, see tüvi oli nagu, koor oli nagu haavlipüssiga lastud auke täis kõik. Aga need ei lähe sügavamale kui ainult elusate kudedeni, siis ürask laseb jalga. Aga see asi jäi pooleli, instituut lõppes enne ära, või mis ta lõpetati. Oli see, et need lehtpuud olid neid auke täis, üraskeid oli küll, kõrval oli talvisine tormimurd, seal peale üraskit ei olnud. Et see feromoon midagi nagu keeras neil sassis või seal lehtpuu peale minek. Midagi oli nagu paigast ära. Ja nüüd ma räägiksin veel viimase mõne sõna püünistest. Ma võin küsida korra küsimuse, kui palju neid looduslikke vaenlasi on, parasiit ja rööputukad? See on niisugune kontrollküsimus muuseas teile. Siin tsiteeritakse teid. Palju liike on või? Kui palju on neid looduslikke vaenlasi? Kas liike või isendeid? Mis on, vaatan kohe, liiki. Rööputukaid ja parasitoite, palju leitud Eestis? Kokku on minu teada üle 100 kusagil, ma täpselt ei mäleta, 120 lähedale või kuuse-kooreüleskil on üle 60 natuke. Nüüd on natuke rohkem kirjandus. Siin on, see on see kõrgkooli õpik, millest metsamehed õpivad. Ja siin on niisugune lause, ühtekokku on Eestis heinaunapi järgi üraski käikudest leitud rohkem kui 130 liiki. Ma mäletan, see see oligi kontrolltöö. Ei ennem teeksite 60. Ei, 60 oli kuuse-kooreürask. Selge, okei. Natuke peale ja nüüd on neid veel, ma olen natuke veel juurde leidnud, mida seal veel kirjas ei ole. Siis on A-. Selge. Need feromoon püünistest natuke, neid on mitut sorti või mitmesuguseid ja need, mis müügil on, neil on see paigaldamise juhend on ka kaasas ja kuidas neid paigaldada, millal feromoone panna, mis nendega teha, aga mõned sellised üldised nõuded, mis on enam-vähem kõigi jaoks olemas. Et neid püüniseid on mõistlik paigutada kas siis üraski poolt kahjustatud puistusse või pärast raiet langiserva. Kui on seal üraski poolt kahjustatud puud olnud, need on maha raiutud, ära veetud, siis panna sinna langiserva, kui seal kõrval on kuusik, eks ole. Mitte sinna päris kuusiku serva, aga vähemalt 20-30 meetrit sellest servast. Nii et need üraskid, kes sealt langi pealt tulevad, hakkavad sinna kuusikusse lendama, neile jääb see püüniste rida sinna ette ja lähevad püünistesse. See on üks niisugune asi, mida on soovitatud. Nii siis, mis tuleb siin nende püüniste puhul ühesõnaga puistusse paigutada, siis kusagil ikkagi sinna, kus on see üraski kahjustuskolle, tervesse puistusse ei ole teda mõtet panna, sellega võid kusagil teemalt hoopis üraskit kokku meelitada sinna tervesse puistusse. Püünised võib muidugi varem üles panna, sest nagu need kastid, mis siin olid, või teil siin oli, selle paigaldamine võtab natukene aega. Ma näitan teile, mul siin kaasas üks lehterpüünis ka, mis meil omal ajal kasutuses oli. Aga äkki lähme netto? Seda ei hakka üles panema, aga ma näitan. See on Eestis kasutusel olnud neid, ma ei tea, neid ikka tehti sadade, ma arvan, tuhandete kaupa. Vene kasutati väga palju. Siin on selline rõngas all, siia pannakse kilekott. Rõngaga tõmmatakse see kilekott siia kinni, rõngas või kilekott jääb siia alla. Ja üraskid feromoon pannakse kas siia rippuma kuskile või pistad siia vahele ta kuskile. Parem, kui saad panna päikese poolt sinna põhja poole külge, kuskil päike väga peale ei paista, siis ta töötab kauem. Ja selle kilekotile tuleb augud sisse teha, mitte siia põhja, aga see kott on pikem, põhjast kuskile 5 sentimeetrit ja ülespool, tuleb üksjagu auke teha sisse väikseid. Sellepärast, kui vihma sajab ja see kott vett täis läheb, siis ta kukub lihtsalt maha ja see püünis ei tööta enam. See on selles mõttes hea püünis, seda on hea lihtne paigutada. Paned ühe kaika püsti või kuskile kännunajale, paned selle püünise sinna külge, selle kastiga on rohkem toimetamist, eks ole, või on seal mõni
tamme või kasepuu, millel on üks paras oks, selline riputad selle külge või kuivanud kuusk, annab väga edukalt sinna panna. Nüüd need püünised peavad jääma okaspuudest vähemalt, kuusest eelkõige, vähemalt 10-15 meetri kaugusele. Sest muidu on nii, et need üraskid, kes kohale lendavad, osa lendab neist puude peale ja lähevad sinna puu sisse ka. Lõhn on üleval, puu on olemas ja asustatakse ära. Kui on nagu see kolle nagu häiluna, no siis ikka võib parem ikkagi... no ikkagi, jah, häilu sisse, ikka, aga ikka elusatest puudest eemale. Siin eelmine aasta oli Tartu lähedal seal üks mees oli päris õnnetu, oli pannud püünised üles, aga noh, olidki niimoodi mõni meeter ainult puudest suured kuused, ilmselt juba tükk maad üle 100 aasta vanad ja suure osa see ürask võttis neid ära lihtsalt. Nii, vähemalt kord 2 nädala jooksul tuleb neid püünisid puhastada. Olgu ta siis see kilekotiga, kus on vesi sees või need kastid, kus on kas siis on see soolalahus sees või on need, mis on kuivad, sest need üraskid lähevad seal roiskuma. No selles soolalahuses ei lähe muidugi nii kähku, aga seal just, kus on vesi või kus nad kuivale jäävad, üraskid lähevad roiskuma ja seal tekib piimhape ja see peletab üraskeid eemale. Võib-olla seal veel mingid ained, on tõenäoliselt veelgi ained, mis neid eemal peletab, aga need ained, mis sealt lenduvad, need meelitavad rigi igasugu raipesööjaid, raisamardikaid näiteks. Ja neid lendab sinna hulgi kokku ja mida rohkem neid tuleb, seda rohkem see haiseb ja seda rohkem neid tuleb ja seda vähem tuleb üraskeid. Ühesõnaga, neid püünisid tuleb kindlasti puhastada. Nii. Ja nüüd see, kui need püünised üles panna, siis see kindlasti ei välista seda, et nüüd neid puid ei asustata selle juures. Kindlasti asustab see ürask ikkagi puid ka. Nende püünistega saab see võib-olla seda üraskite hulka vähemaks, aga kindlasti asustavad nad ikkagi elusaid puid ka. Ja mis nüüd üks niisugune põhimõte veel on seal juures, et püünised on efektiivsemad siis, kui mets on tervem, puud on heas seisukorras ja üraskeid on suhteliselt vähe. Kui üraskit on palju ja mets on kehvas seisus, siis on püünistelt väga vähe abi. Mispärast? Sellepärast, et ütleme, et suur üraskikolle, siia võib panna õige palju püüniseid üles, feromoon on üleval, üraskid lendavad ringi, kui mõni ürask läheb puu peale ja hakkab sinna auku närima ja feromoon eritama, siis on kohe seal püünisele konkurent olemas ja puu asustatakse samamoodi ära, nagu läheks üraskid püünisesse. Nii et see... Aga siis saab võtta seda puud kui püünispuud. No, seda ju valid nõrgema puud. Reeglina küll, jah. Aga kui need on palju, siis nad valivad järjest. Siis nad ei vali nõrgemat. Nõrgema kõigepealt, aga pärast teised ka. Ikkagi jah, nii et selle püünise peale mina väga lootust ei paneks. Huvitav, kas siis riik jagab ilmaasjata riigi raha selleks, et ei, ta aitab kindlasti, aga selle asjaga lihtsalt üksi hakkama ei saa. Sellest värskelt asustatud puude raiest minu arvates ei pääse enam mitte kuskile. Aga siis kõige olulisem moment ongi värskelt asustatud puude raiumine väljavedu. Ja muidugi püünispuu on selles mõttes parem, eks ole. Püünispuu selle langetatakse, olgu ta siis kas märtsis või aprillis, siis ei ole lindude pesitsemisaega. Üraskid lähevad sinna peale, välja veata, ütleme mais või juuni algul või millal iganes. Sellega linde võib-olla häirid, eks ole, traktor sõidab metsas, aga need pesi ei lõhu, eks ole. Aga mõned puud asustatakse ikkagi? Ikka asustatakse. Oleneb, kui palju üraskit on. Aga see ei ole ohtlik. Nad on kogu aeg ju metsas olnud. No jah, on küll. Aga kui on sellised suved ja sellised tingimused, nii kui praegu on olnud, siis ikkagi on ohtlik. Üle Eesti ka neid probleeme ja me oleme aru saanud, et ajaken on nii lühik, esiteks, kui me teeme nii palju püüdmismaterjali, siis ei jõuta seda õigel ajal välja tuua. Kõige õigem lahendus algab sellest, et me ei levita juurepessi metsa, ei tekita tormimurderaietega. Tegelikult algab ju üraski ohjamise lahendus sellest, mida me praegu ei ole veel rääkinudki.
et see mul jäi vist siin vahele, jah. jaa, see vahele jah. et ma mõtlesingi, et teil sai nagu lõpuni välja ja siis kuidagi nagu ma vaatan kohe, kus ma selle tegin. Harvendusraied liiga hilja. Ja millega nüüd kahjustusi vältida ühesõnaga. jah, et see oleks nagu kõige toimivam ja edukam lahendus, sest muidu on neid koldeid mida nüüd öeldakse, eks ole, et see ei ole mitte üraski puhul üksi, see on üldse kõigi metsa kahjustajate, nii haiguste kui kahjurite puhul on see, et kindlamad, vastupidavamad on segapuistud. Puhtpuistud on palju vastuvõtlikumad igasugustele haigustele, kahjuritele. Ja veel eriti hea muidugi on see, et kui need puistud on erivanuselised. Aga siin on, see on kõik väga ilus, aga nüüd praktikas seda teha muidugi on võimalik, aga see läheb oluliselt kallimaks ja keerulisemaks. Siin peab see majandaja seda asja nüüd ise rehkendama, et sulle, mis on talle kõige kasulikum. Kuusepalk on kõige kallim, eks ole. See kõige kas mõistlik ei ole metsa kasvatada selliselt, et nagu Rein Trehk on mulle rääkinud, et teeme valgustusraie ennem ära, pida on 10 sentimeetrise jämedusega ja siis ei puutu teda järgmised 50, 60 või 80 aastat ja lasemegi kasvada lõppraie ikka, ühtegi arvendusraiet ei tee, toimub looduslik selektsioon, ei ole juurepessi, kuusekoore üraskal niimoodi ja ma küsisin Reini käest, miks te seda teistele ei räägi, mis ainult mulle räägid seda? Aga siis on mets, mis on surmamets. Siis on all, siis on surmamets, kui ei arvenda. Vaata ju telekas ilma arvenduseta ei pääse kuskile. Ei, selles mõttes ma mõtlen kas või see mets, et siin on kunagi tehtud arvendusraie, aga tihtilugu tehakse mitu arvendusraiet. No parem on, kui on üks arvendusraie, aga ilma arvendusraieta küll ei saa. Nende, vähemalt üraski seisukohalt, eks ole, ja ilmselt ka tormi seisukohalt on parem, kui see arvendusraie, tehakse üks arvendusraie ja siis tehakse varem. Selle asemel, et teha mitu ja hiljem. Aga see peab muidugi igas konkreetses kohas vaatama, mis seis on ja kuidas, eks ole, parasjagu on. Et asja mõte on siis see, et säilitada võimalikult palju lehkud, on ju, suurendada lehku osakaalu, kui on kuuse, kui arvendust teha ja võimalikult minimaalselt siis võtta kuuske välja, et selles mõttes, et ma ei näe mingit pointi selles, kui me teeme need arvendusraied ära ja siis tuleme Granul Investile võtma 10 aasta pärast seda kuivat kuuske ja ütelda, et me pidime tegema. Segapuistut saab teha küll kujundada, aga mitte 30-aastasest kuusikust. Selle saab teha siis, kui seda... Et lahendus hakkab istutamisest. Just nimelt, siis saab teha. Aga siia nüüd, siin mõni puu on muud ka seas, eks ole, aga kui see on ikka selline kuusik, siis see kuidagi millegi segapuistuks ei tee, eks ole. Siin ei ole midagi teha. Et siis võib-olla mõistlikum ongi siis puutkuusikud jätta üldse puutumata. Ja nüüd kõige ohtlikumad ongi need suurtel aladel laiuvad ühevanused kuusikud, eks ole. Üraski seisukohalt kõige ohtlikumad. Ma nägin, see oli 97. aastal Rootsis, Daalanas, hea tuttav näitas kuusikuid. Seal oli kümneid või sadu hektareid. Nad ei olnud küll ühevanused, tähendab, iga puistu oli erineva vanusega võib-olla, aga ühesõnaga küllaltki keskealised ja vanemad enamasti. Ja seal ma nägin ühte häilu, kus oli pajupõõsas. Mitte midagi muud. Sellepärast ta ütles, et omal ajal tehti arboritsiididega kõik lehtpuud maha sealt, sest lehtpuu on praht, eks. Kuusk on kõige kallim. Ja kui seal läheb nüüd üraski rüüste lahti, siis seda ei pea mitte millegagi kinni. See joon on, ütleme, Soome, Rootsi, Rootsi tuleb küll sama joone peal, aga põhjasuunas, et... Alana, kus ta jääb, ta jääb sinnamaale, tuleb ikka meist ikka tükk maad põhja poole. Laiuskraadi järgi. Ma ei tea, kuskil Tampere liinil või veel põhja pool. Vähemalt on sealmaal, kus saar enam ei kasva ja tamme ammugi mitte. Kui palju kõrval olevad lageraied mõjutavad seda alles jäävat kuusemetsa, kui see vahet ei ole, kelle maa peal ta on? No, kui seal üraskit seal ei olnud, kus lageraie tehti, siis ta üraski seisukohast otseselt ei mõjuta, eks ole, aga mida ta mõjutab, on torm. Tuul. Kindlasti lageraie mõjutab, eks ole. Aga ta mõjutab sellega, et seal on päikse kahjustus, see on nõrgestab, kuna ta satub No jah, aga kui seal üraskit praktiliselt ei ole, eks ole, või vähe on, siis see eriti ei mõju.
kui võtame selle Lõuna-Eesti piirkonna, siis ükskõik kuhu läheb ürask. Ürask on igal pool ja mõjutab kõvasti, et noh, minu kogemus on ka selline, et kui aga noh, nii-öelda kuusiku kõrval mõni naaber lagedaks teeb, et siis tuleb arvestada, et mõne aasta pärast on probleem. Noh, üks asi on see, et torm kindlasti kahjustab neid metsaservasid. Isegi ilma tormita. Üks juhus tormiga, teine nüüd ilma ja tuleb. Noh, ütleme, et ürask on olemas, see on juba teada ja siis, kui ta hakkab seda, noh, metsaserv nagu vabaneb ja hakkab soojenama rohkem. Eriti on see langi põhjapoolne külg, see, mis on vastu päikest. Sinna läheb see ürask kõige paremini, ta läheb nagu, kui on ümberringi kuusik, eks ole, siis ta ikkagi eelistab seda põhjapoole minna, kuhu päike paistab ja soe on, ta tahab sooja. Põhimõtteliselt peaks nagu vältima siis nende kuuse enamusega puistute kõrvalt nagu siis seda lageraie tekitamist, sest ma siin samas Otepääl käisin ühe maaomaniku juures, kus oli siis RMK teinud harvendusraia ja kõrvale kuskil 6 hektarilise lageraie ja omanik hoidis pead kinni, sest kuusik oli külili ja harvendatud ka veel. Noh, et minu jaoks oli see metsakasvatuslikult nagu arusaamatu, et sa teed üheaegselt lageraie ja siis lõikad veel kuusiku ka kõrvalt, 40-aastane kuusik veel hõredaks ka, siis on meil nagu aamen kirikus, et ta kukub külili. Ja kes see tuleb sul sinna siis hiljem seda värsket kollet, see ongi uus üraskikolle automaatselt, uus probleem, et no selles mõttes, et ja seda teevad ka eramaaomanikud, et niisugune, kuidas ütelda, et kas riik peaks kuidagi sekkuma või reguleerima või et see vastuolus paragrahv 42-ga metsaseadusega. Seadus annab võimaluse hõredaks raiuda. Aga seaduse järgi saab raiuda 0,6 peale. Jaa, aga paragrahv 42 metsaseadusest ütleb, et maaomanik ei tohi levitada kahjureid. Aga see tegevus läheb otseselt kahjurite levitamise alla, et küsimus tekibki sellest, et kas see raie tegija tegi raie selleks, et kahjurit levitada? Aga kui ta teab, et see levitab kahjurit? Keskkonnaametil on õigus teha ettekirjutust, kui üraskitõrjevõtteid. See on metsaseaduses kirjas. Ikkagi Keskkonnaamet on see, kes neid